hea meel näha kõiki teid, kes te olete siin juba mitmendat korda ja muidugi need, kes on siin esimest korda, siis tegemist on Tiina Pelli käsitöökanaliga ja peaasjalikult tegelen ma tikkimisega. Ja mul on jälle midagi uut teile näidata. Nii uskumata, kui see ka tundub, ma ei ole eelmisest alustatud projektist isegi mitte 1% ära tikkinud, aga juba ma haaran järgmist tööd ja selleks on hästi huvitav jällegi tikand minu jaoks, sellepärast tegemist on autoritööga. Nimelt meist ida- ja lõuna pool Venemaal Ukrainas on hästi populaarne ristpistest tikkimine ja sinna on tekkinud hästi palju nii-öelda vabakutselisi disainereid, kes teevad üksikisikuna siis skeeme. Need skeemid on ääretult hästi läbi töötatud. Neil on autoriõiguste kaitse, see tähendab, et nad on kas ise joonistanud, nad on kunstnikud või lastud joonistada või kuskilt ostnud need pildid ja nendest teinud siis skeemid. Reeglina on nad väga keerukad, see tähendab, et seal on hästi palju lisaks ristpistele ka poolristpisteid, seal on mitmekordseid mulineelõngu, seal on kindlasti hästi palju blende, see tähendab segusid ja hästi palju tikkpistet ja tulemus on tavaliselt väga-väga ilus. Ja ma kogu aeg olen mõelnud ja tahtnud teha endale ühte sellist tööd ja nüüd on mul see võimalus. See töö küll ei jää minule, et see läheb kingituseks minule ühele väga-väga heale tuttavale. Värvivalik on siin näha, roosakad, lillakad toonid. Ma ausalt öeldes mõtlesin isegi, et roosasid on rohkem, aga vaatasin, et päris palju on ka sinakaid, lillakaid toone. Sellest tuleb siis selline pärg. Ma algul arvasin, et tegu on õunapointega, aga tuleb välja, et hoopis tegemist on saakuraga. Aga õied on ikkagi sama ilusad ja kevadised, nii nagu mul mõttes oli. Skeem on vabalt saadaval, et enamus disainerid pakubki seal lisaks sellele, et nad müüvad oma skeeme, mingisuguse hulgaga tasuta skeeme, et endale reklaami teha ja see on tasuta skeem, et kui kedagi huvitab, siis andke teada, ma annan teile lingi või juhatan selle disainerini, et seda võib täitsa vabalt kasutada. Kõik asjad tuleb ise osta, see tähendab mulineelõngad ja ka alus. Ja mina otsustasin niimoodi, et ma tahan sinna heledat, helerohelist nagu alust, sellepärast, et valge peale ma vaatasin neid valmistöid, mulle nagu väga, ma ei tea, mulle nagu ei meeldinud väga. Ja teine variant, ma mõtlesin, et selline naturaalne linane on ka selline hästi mõnus ja maalähedane, aga tundes seda inimest ja tegemist on maikuuga, mis ajaks ta peab olema valmis, siis ma arvan, heleroheline on nagu kõige parem valik sellest. Ja siis minu järgmine töö oligi see, et kõigepealt siis ostsin ära mulineelõngad, need Teamsid on meil siin Eestis saadaval ja siin vist oli 21, ei olnud, 22 värvitooni ja siis hakkasin otsima oma alust, sellepärast, et kanvaa peale ma ei tahtnud teha, kuna enamus sellest tööst jääb tikkimata. Ja kõigepealt ma mõtlesin, et ma tahan teha lina selle peale, naturaalsele. See on spetsiaalne tikkimislinane, et kes ei ole veel kokku puutunud. Ja tegime ostupoest nimega 123 Stitch, USA pood, kindel pood, kus võib tellida. Selleks, et tellida, ma ei tea, eks ole, kui suurt tükki mul vaja on, siis ma vaatasin Cross Stitch Sagast, et kui ma võtan, mul on Cashel linane, siis ta suurus tuleb risti suurus sama suur kui number 14 kanvaal ehk Cashel 28. See on siin ja värviks valisin ma roheline safiir. Safiir on iseenesest helesinine ja roheline on roheline. Ja see värv, ma ei tea, kuidas te näete siin ekraani peal, aga ma ütlen kirjelduseks seda, et kui võtta helerohelist ja helesinist võrdses koguses ja nad ära segada, siis tuleb täpselt selline värv, see tähendab, et ta ei ole ei heleroheline, ta ei ole ei helesinine. Et ta ongi roheline safiir, selline segu ja linast siis tunneb ära selle järgi, et linasel on osad koe ja lõimelõngad natukene paksemad, osad natukene õhemad, et ta on selline päris naturaalne. Aga juhtus selline asi, et see tükk, mis ma ostsin, see on liiga väike, sellepärast, et ma Cross Stitch Sagast ei pannud tähele seda, seal annab erinevaid variante. Eks ole, muster on seal 120 korda 120 ristikest ja siis ta pakkus mulle, eks ole, mõõte, aga ma ei vaadanud seda, et seal on mõõte mitu varianti. Ma võtsin selle, mis on üle ühe lõimelõnga tikkida. See tähendab seda, et need imepisikesed ristikesed tuleksid.
ja kui ma olin juba ära tellinud, siis ma hakkasin kahtlema, et kas tõesti nii väikesest tükist mul tuleb see pärg, pluss selle pärja kõrvale ma tahan jätta vaba ruumi ja siis veel, eks ole, sinna tahapoole, et kuskile aluse peale ta tõmmata. Veel vaba ruumi vaja, et kas tõesti tuleb välja ja siis avastasin, et ma olen tellinud liiga väikse tüki. Et iseenesest see värv mulle väga meeldis ja mõtlesin, et ma ei hakka tühistama seda, et küllap mingi muu projekti jaoks mul see tükike ära läheb, sest et raisku ei lähe küll, tikki on midagi. Ja siis minu järgmine ost oli Inglismaalt, sellepärast et sealt ma leidsin jällegi vastava suuruse. Ja siin on jälle probleem selles, et seal 1-2-3 stitchis oli siis kas see suurus saada, mis oli liiga väike, või järgmine suurus oli siis võtta jardiga. Ja seda on jälle liiga palju, seal oleks mingi 50 eurot juba see tüki suurus olnud. Ma ei tahtnud nii suurt tükki. Ja sellepärast ma leidsin selle poe, kus ma olen ka varem ostnud Inglismaalt Willow Fabrics. Väga kenasti teenindatakse, väga kiiresti tuli kohale. Ja sealt ma leidsin siis sellise rohelise. See ei ole linane, et tegemist on nüüd, ma kohe ütlen, et ma midagi valesti ei ütle. Tegemist on siis labase koega kangas Murano ja 50x70 cm on see tüki suurus, et siit jääb kindlasti järgi. Hind on siin näha, eks ole, mis maksis saatmine, mis maksis kõik asjad. Ja 32 count ja mulle see värv jällegi väga meeldib. Samat värvi muidugi ei ole, igal sellel firmal on ju oma värvigamma. See on Zweigarti oma või? Ma ei tea. Aga see värvi nimi on siis Sage Green, mis on salvei roheline. Hästi selline õrn, hele, pehme roheline, naturaalne. Ma nüüd kõrvuti vaatan, ma ei oska ütelda isegi, et kumba ma oleks eelistanud, aga ma teen siis selle salvei peale. Ja ma hakkan siis kõigepealt organiseerima oma mulinee lõngasid, kuhu ma nad kerin, ma ei oska veel ütelda, aga midagi ma pean välja mõtlema. Ja ma peaksin valmista tegema kuskil 2-3 kuu jooksul, et siis pärast ta kuidagi ära vormistada ja siis ta läheb kingituseks. Sellised huvitavad ideed on mul. Ja ei ole midagi muud kui sõrmed tööle, pink valmis ja täna tulevad esimesed ristikesed. Tegelesin ma mõnda aega nüüd ettevalmistustöödega. Kõigepealt tegin selle asja ära, et ma lõikasin sellest Muranost endale vajaliku tüki. Ma jubedalt loodan kusjuures, et ma mõõtsin õigesti. Ja märkisin ära keskkoha, sellepärast et nüüd ma tõmban ta raami peale, siis keskelt loen palju mul tuleb 140 risti, 280 augukest siiapoole ja sinnapoole, sest tikki ma kavatsen hakata siit alt keskelt. Ja mis ma veel tegin on see, et organiseerisin ära oma mulineed. Siia peale tegin siis tingmärgid, mis mul on Cross Stitch saagas. Mul on saagas skeem. Ja panin ära juba ka siia riputasin mulineed valmis. Ülejäänud mulineedega ei osanud ma midagi muud tarka teha, kui kerisin nad siia bobinite peale, papist alused ja kirjutasin numbrid peale, sest ennem nad olid mul sellistes vihtides. Ja lõikasin siis siit 90 cm pikkuse jupi, kui see on üksik mulinee, aga kui see on segu, mul on siin väga palju ka segusid, no näiteks kas või see siin, siis kuskil 50 cm jupi lõikasin. Ja nüüd ettevalmistustööd on mul tehtud. Teen ausalt, et ma ei saa aru, kui inimesed räägivad, need kohutavalt meeldib uusi asju jälle alustada. Jälle uus protsess, nad on nii õnnelikud. Ma ei tea, kas mina olen mingi imelik või milles asi on, mulle üldse ei meeldi nagu alustada. Sellepärast see toob kaasa jälle tundide pikkuse ettevalmistuse. Ja küll, kui ma ostan valmis komplekti, siis mul on võib-olla seal kõik nagu ära organiseeritud. Aga näiteks sellise töö puhul, kus ma pean kõik ise tegema, kerima, ma ainuüksi neid kerisin vihtes ja bobinite ümber tund aega. Siis ma lõikasin seda kanvaad, eks ole, et täpselt igaks juhuks, et mitte midagi raisku lasta, siis ma lõikasin selle kanvaa ju täpselt niimoodi lõimelõnga järgi. See võttis jälle oma aega, eks ole, kuni ma siksakitasin ära ta, kuni ma siis neid mulinee lõngasid siia peale panin. No mitu tundi on läinud juba. Ma oleks nüüd tikkida sellel ajal. Mulle nagu ei meeldi, mulle üldse ei meeldi see, aga see on selline
selline asi, mis lihtsalt tuleb ära teha. Et minul meeldib tikkimine siis, kui töö juba käib, enam-vähem märgid on juba selged, on juba meelde jäänud, kõik on tuttav. Vot sellest hetkest hakkab minule meeldima asi. Et hetkel ma veel teen seda niimoodi, sunnin ennast. Ja ma sunnin ennast nüüd nii palju veel edasi, et tõmban selle Murano omale pingule ja siis saan hakata tikkima. Siis hakkab see asi, mis mulle meeldib. Täna on selline kena päev nagu 14. veebruar ja ma näitan teile, kui kaugele olen ma jõudnud oma tikkimisega Sakura pärjaga. Eemaldame siis pidulikult katte. Ja siin on minu töö. Mul on tikitud siis valmis, mulle tundub, et see on nagu puuoksa moodi midagi. Ja siin on juba õied, esimesed suured õied. Minu üllatuseks on tikkimine läinud väga kiiresti, sellepärast, et ma olen tikkinud isegi vähem kui nädal ja mul on tikitud juba üle 20%. Et ma eeldasin seda, et minu tikkimine kestab vähemalt 10 nädalat ehk siis 10% nädalas, aga praegu esimese nädalaga on küll läinud väga kiiresti, sellepärast, et tegelikult see skeem ja see tikkand on suhteliselt lihtne. Et kõigepealt siin on ainult ristpiste ja mitte midagi muud. Ja teine asi on see, et näiteks siin osas on hästi suured sellised värvilaigud. Võtad ühte värvi mulinee ja muudkui tikid. Ja sellepärast läheb ta ka suhteliselt kiiresti. Siin on värve muidugi rohkem ja siin on ka blende hästi palju, aga ikkagi suhteliselt lihtne on. Ja väga, väga lahedad sellised värvikombinatsioonid on siin segudes ehk blendides. Näiteks siin on selline punakas ja pruunikas ja mõned värvikombinatsioonid on sellised, mida silmaga väga raske on eristada, et siin on näiteks 2 värvisegu ja siis on sellised üksikud ristikesed samuti. Ma ei tea, kas siit on näha, et ma võisin siit alt nagu selle mulinee lõnga ühest sellest üksikust ristist teise juurde ja läbi valge, ta kumab läbi ikkagi. Nii et edaspidi ma tegin siis siin juba niimoodi, et ma ikkagi, kui ikka väga suur vahe oli, siis valge tagant ma läbi ei viinud tumedat värvi enam. No mis ma oskan öelda, ma ütlen, et ma tõeliselt naudin seda tööd, sellepärast, et see skeem, mille põhjal ma nagu seda tikin, on jube hästi läbi töötatud. See on nagu nii suur asi, et ei ole sellist sibru-sabru ja mingeid üksikuid riste. Vene keeles öeldakse selle kohta sellist sõna nagu pragon. Need on siis sellised skeemid, mis on lastud sellest skeemide tootmise programmist läbi, aga neid ei ole puhastatud. Need autoriskeemid, nii palju kui ma olen need näinud, nad on väga hästi ära puhastatud, nad on käsitsi üle tehtud või üle käidud, kui mitte üldse käsitsi loodud ja tänu sellele nad on väga lihtsad tikkida. Täna on minu 13. tikkimispäev ja ma olen ära tikkinud üle 5700 ristikese. Ja esialgu mul see töö nagu lendas väga-väga kiiresti. Siit siis kõigepealt tegime ära selle osa, siis siia üles, siit see pärk katkeb. Ja nüüd ma lähen siit poolt vastu üles ja siis tuleb ta siit ülevalt, kuskilt nad saavad enam-vähem kokku need 2 poolt. Ja kui ma tundsin, et mul see tikkimine läheb jube kiiresti, ma ei tea, kas tänu sellele, et ma kasutan nüüd ainult cross-stitch saagat, või ikkagi tänu sellele ka, et see skeem on nagu nii hästi läbi töötatud, kuigi siin on ka üksikuid ristikesi, siis üldiselt on suhteliselt kergelt tikitav. Ja ma mõtlesin, et ma tikin selle veebruarikuu jooksul 3 nädalaga valmis. Siis ma pean ütlema, et nüüd viimased paar tikkimispäeva on olnud sellised, kus ma olen sundinud ennast tikkima, sellepärast, et ma tunnen, et mul on tüdimus nendest värvidest. Et igatahes ma tunnen, et ma tahan ta kõrvale panna ja ilmselt ma ühe hooga nagu tervet tööd ikkagi valmis ei tiki ja võtan praegu oma gobelääni vahelduseks, sellepärast, et kui viimased 2 päeva ma üldse tikandit kätte ei võtnud ja ma lihtsalt tundsin, et ma ei taha seda teha. Ja viimane tikkimispäev oli ka selline, et ma tikkisin poole vähem kui tavaliselt sama ajaga, siis tõenäoliselt ikkagi ei ole mõtet ennast sundida, on vahepeal vaja teha selline vahetus ja minna roosadelt värvidelt üle rohelistele värvidele. Selline näeb see Sakura pärk siis praegu välja, muidugi ilma backstitchita ei ole aru saada, kus on lehed, no enam-vähem õisi ja oksi aimab, aga pärast backstitchi tegemist kindlasti on need detailid nagu palju konkreetsemad. Ma usun, et ma järgmise video teen siis, kui mul
tuleb uus tuhin peale seda tikkida ja ma olen siis umbes 3/4 sellest valmis tikkinud. Ja siis juba töö saab valmis. Igastahes suur aitäh teile, et te vaatasite mu videot. Mul on väga hea meel iga vaataja üle. Ja kui te olete esimest korda siin kanalil, siis muidugi tulge tagasi, tellige kanalit, vajutage kellukese märki. Siis saate teada, millal on uued videod välja tulnud. Ja kõike head teile. Kohtumiseni!